Aitäh, hea eesistuja, head kolleegid. Ma alustan sellest peaaegu, millega alustas kolleeg Maren. Tema ütles, et seaduse eesmärk, mis on sõnastatud kui taastuvenergia tootmise arendamine kaevandamislooga alal, Tiit arvas, et see on väga mõistlik. Mina ütlen välja, et see on väga ebamõistlik. Et selles osas me oleme täiesti eriarvamustel ja mitte just see, et seal, et kas siis kaevandusloaga alal või mitte või kusagil mujal. Mina ütlen, et see juhuenergeetika arendamine on üldse ebamõistlik, sest et Andres Pankurina, minister Sutti siis pean silmas, loomulikult ütleb, et on kasumlik ja nii edasi. Eks valitsused panevad maksumaksja rahaga toetust ja siis investoril ongi kasulik seda toetust teisest otsast välja võtta, aga kui sa ühiskonnana pikas perspektiivis vaatad, siis see su elektrisüsteemi teeb väga kalliks, väga ebastabiilseks. Täna andsin peaministrile soovituse lugeda oktoobri alguses ilmunud nii ENTSO-E analüüsi sellest, et mis juhtus Hispaanias, et seal oli suuremahuline elektrikatkestus. Kui soovitan lugeda ka seda, et seal mõnepäevase vahega ilmusid need, üks oli see suur analüüs ja teine oli siis Hispaania süsteemioperaatori teadaanne, et pingekõikumised on läinud ohtlikult sagedaseks ja suureks ja sellised blackoutid võivad korduma hakata Hispaanias. Ja siis seal tuuakse ka välja, et mis need põhjused on. Et see annab nagu päris hea pildi sellest, et põhjused ongi selles tuule- ja päikeseenergeetika ma ütleks olemasolus, Hispaania puhul ka liiga suures mahus. Meil üritatakse Hispaaniale mahu mõttes proportsionaalselt järgi jõuda. Mõned asjad veel. Me ministriga olime siiski ka ühel nõul ühes asjas vähemasti ja see on see, et energeetikas olla sõltuv impordist ei ole hea koht, kus olla. Kui me vaatame seda eelnõu, siis me selle eelnõuga loome võimaluse, et me oluliselt piirame enda võimalusi tulevikus kasutada enda energeetilisi maavarasid, milleks on põlevkivi ja turvas. Mis tähendab seda, et me teeme täna otsuseid, mis mõjutavad nii meie lapsi kui nende lapsi. Ja ma ütlen veel kord, küll see tuule- ja päikeseenergeetika tuhin üle läheb ja siis hakatakse mõtlema, et kuidas päriselt saaks. Aga siis on 50 aastaks näiteks mõni hea aktiivvaruga põlevkivimaardla nii-öelda lukus. Minister püüab seda asja pehmendada, öeldes, et seal on nagunii riigikaitselised piirangud. Ma ütleks, et kui seal on, aga miks me siis seadusega ikkagi loome võimaluse neid alasid valesti kasutama hakata. Ja siis veel kõik need esile tõsted, et kui see valdaja ei näe, et majanduslikult on tasuv, kas siis põlevkivi või turba kaevandamine ja kasutamine energeetikas, muidugi ta ei näe, kui siin Euroopa poliitiline ideoloogia muudab seda kogu aeg ebakasumlikumaks. Ja siis muidugi veel see ikkagi, et minister püüab meid veenda selles, et Eesti Energia on üks suur ja sõltumatu ettevõte, kus on nõukogu ja juhatus ja need teevad seal oma otsuseid riigi mõjutustest sõltumatult. See ka ei vasta tõele, et küll ikka omanik oma ootustest saab öelda, et ära kaevanda põlevkivi ja siis ei kaevandagi. Aga tuleme ka seletuskirja juurde. Ma siin mõne asja joonisin alla seletuskirjas. Eelnõu kohase seadusega antakse võimalus lubada rajada taastuvenergia rajatisi kehtiva kaevandamisloaga aladele, kus asub keskkonnatasude seaduse paragrahv 9.1 mõistes energeetilise maavara varu. Näete, isegi seadusesse ei julgeta välja kirjutada, et kus asub turba või põlevkivi varu, tehakse viide teisele seadusele, et siis jälle mõni saadik laseb silmad üle, vaatab, siin oli mingi paragrahv, ei süvene ja ei näegi, mis siin on. Ja siis järgnevas lõigus öeldakse, et sellise võimaluse loomine lähtub eeldusest, et energeetilise maavara, veel kord, siis need on põlevkivi ja turvas, kaevandamine ei toeta riigi seatud kliima- ja energia eesmärkide täitmist, mis tõttu antakse eelis taastuvenergia ehitise rajamisele. Need siin otsesõnu öeldakse, et ei ole siin mingid majanduslikud kalkulatsioonid, vaid siin on riigi kliima- ja energia eesmärgid. Ja siis selle tõttu luuakse võimalus 50 aastaks panna lukku kasutatav põlevkivi ja turbavaru. Nii et see ei ole hea seadus, Andres, ja ma kutsun sind üles, et võta ta tagasi. Teisel lugemisel me niikuinii teeme katkestamise ettepaneku, aga võta enne tagasi, kõigil lihtsam ja elu Eestis parem. Aitäh! Aitäh!